Ühtegi vaatajat veel ei ole. Ei ole. Priido on praegu otse eetris grupis Eesti Priidavõtte grupp. Zubov vaatab, noh. Suva vaatab. Zubov. Tšau, Zubov. Ilusa pildi panid Facebook. Naba ainult paistis naba. Naba paistis. Aga ei muidu täitsa vinks-vonks ja tubli paista. 10. No nii, tere. Vaikselt koguneb, nagu ma kuulen siin Alani jutust. Palju me ära ootame? Vaatan kohe pihta. Mina ei võib vahetama. Vaatab järgi. Kohal, jah. Nii, oleme kohal. Varustus on paigas juba. Paik, saab alla. Söödame niisutasime ära vahepeal, juurde natukene, kuna läks kuivaks. Aga ikka Sensas tahab saada siin 2-3 niisutamist. No Alani sütta võiks küll. Ise teab, mis teeb. Hommik. Nii, nagu öeldud, siis me sõelume ka sööke. Kohe näete ilmselt miks. Kui niisuta ja sellised tükid sisse, seda me ei taha. Ja niisutades paljud komponendid ikka paisuvad. Vala muidugi ilmselt valaks selle sinna sööda sisse. Muidugi ma valaks kõik sööda sisse. Ja jällegi viskan minema üle paisunud komponendid, mis siit sellest läbi ei lähe. Kuule, siin juba Zubov räägib vastas kallas kõrkjate juures on kala. Kurat, me oleme vale koha peal. Ei ole, me oleme jumala õige koha peal. Sellise kõrge äärega sõel on päris hea asi, et ei loksu nagu väga palju üle seda materjali. Näed, loobib kõige parema, nänni minema. Jah, sellepärast ma olengi Eesti teine, mitte esimene. Tuleb õppida vist parimatelt. Tule, Zubov. Meil oleks ju hirm kallist loodi vaja küll. Näe küll. Vot see oli õige tegu. Kus see trell on? Trell on nüüd niimoodi, et on ühesõnaga. Okei, vahepeal ka käsitsi segada. Teeme siin oma kana. Kiirelt. Kui mul on kuiv värk. Sa alla voolu, sa pead kaugemalt kala vaata meile ligi mingi. Ahah. Oi! Ei, minul läheb kõik sinna. Voh. 41 vaata. 41. Põhimõtteliselt me oleme nii palju valmis, et sõelume ära ja hakkame ka kohe söötma. Kas täna kala saame? No, see on hea küsimus. Alan leidis mingi sellise huvitav kohe, et mul tekib kahtlus. Denissil on minu koha valikul suur kahtlus, nii et aga elame näeme. Enda vana nahkast teadis vist kuhu tulla. Tahtis kohe alla voolu istuda millegi pärast. Koht on hea, Zubov ütleb, ma räägin, lapsepõlve koht, ma räägin, jumala hea koht. Miks sul nii tume sööt on? Sest et ta jäi enne pruun ja
kuna ma tahtsin ka seledat või tumedat, siis... Aga räägi nüüd seda, et viska see pall vette ka. Et siin on naljakas olukord oli ühel võistlusel, kus anti sööt kaasa, siis alati visake mingi tükike vette, noh. Et pall peab ikkagi, voolujões peab ikkagi põhja vajuma, mitte asi peab ikkagi põhja vajuma, mitte nagu junn tead pinnal ulpima, noh. Et üks äge sööt, nagu seal ekspertsööt on, seal ulbib, noh. Muidugi naabritel on hea jällegi, kes allapoolu istuvad. Et neil nagu veab. Saavad lisasööta. No nüüd Deniss näitab, kuidas ta teeb eelsöötmist, noh. Nii. Natuke jokerit. Värsti. Mina natukene segan teda mulla ära. Jagub kauem. Teinekord teen ma ka sellist asja. Miks sa pead kõik ära tegema? Mis mõttes kõike? Sa ei pea kõike näitama, noh. Okei, no saada. Tegelikult ma ei tee. Tegelikult ma seda ei tee, noh. Jah, sa ei tee seda. Nii. Natuke... See on minu teema juba. Ussikest. Ühe veel. Rohelised keerake oma pead ära, noh. Nõrga närvilistel mitte vaadata. Ja siis laseme siit natuke läbi teda. Niimoodi. Aitab küll. Siit nurka. Võtame siit natuke tõuku. Keerake nüüd jälle pead ära. Lastel soovitud on vaadata koos vanematega. Kääride suhtes on ka, et eri maitsed, et minule meeldivad tihedad käärid, Alanile meeldivad jällegi hõredad käärid, kellele, kes on? Nii. Sööt on küll üsna magus juba, aga panen täna seda Marcelli Big Fishi siia sisse. Milli sattus ka siia. Ja sellise väikse juti siia niimoodi. Laseme tõugu peale ka. Ja esialgu aitab vist. Ma paneme eksootikat ka natuke siia. Pane natuke eksootikat ka siia. Nii. Miks eksootik nii kollane on? Eksootik on kollane. On, jah? Okei. Nii. Korv on. No sul oli mingi... Mina emaldan soodi niimoodi, kerin üles ja välja, et soodi kogunes kokku kõik. Ja siis on hea lihtne seda ära võtta. Miks mul korv vees oli, ma lihtsalt tahtsin kontrollida, kas mul see korvikene püsib seal 50 grammi on hetkel. Söödakorvi puhul ei ole väga oluline, et natuke ussi, natuke tõuku ja pressime need siia keskele kinni. See on ilus latika ampsne. Hea on võtta alati omale vastaskaldas mingi sihtmärk, minu on seal ilus kõrge puuna. Ja sinna ma katsun kuidagi, ma ei ole ammu fiidermas käinud ja läks ei lenni. Hopsti täpselt sinna, kus vaja oli. Kohe väga rapsima hakka, ootan, et põhjas ära laguneks. Väga laiali lendas asi. Kuigi sööt on üsna aktiivne, laguneb ruttu siis. Ja siis natuke raputan. Igaks juhuks veel üle. Ja söödan nii kaua, kuni ütleme see tükeldatud uss ja tõuk mul siit otsa saab. Et see ongi mul nagu stardisööda tükeldus. Uss ripendab seal natukene olla aastava ripendab. Tulebki suurem latikas äkki platsi. Täpselt. Kuregi,
ma ei ole nii ammu fiiderdamas käinud, aga näed, vise on veel tapnud. Kuule, aga miks sa nööriga püüad? Miks ma nööriga püüan? Jah. Ma näen kõik võtud ära, mis ma sellega püüan. Isegi kiisavõtu näen ära ja... ma ei tea ausalt. Kuidagi on harjumuseks saanud nööriga püüda. Millegi pärast minul vähemalt on äraminekut tunduvalt vähem, kui oli tamiiliga. Purunemisi on vähem, kui oli tamiiliga. Ja teiseks on jah see võtu teema, et ma näen ka kapriini. Kuna need rullimändad õigele poole paned. Tead, praegu peegelvaade tegelikult. Rull ongi see, vänt on õigele pool tegelikult. Aga nii palju ma õppisin ära, et sigitamas käin ma nüüd ja niimoodi, et kerin vasak. Et kui Pavel peaks kunagi vaatama, siis võtsin su nõu kuulda. Nii, mitu korvi sa nüüd alla lased? No? See on 3. Nagu ütlesime, et kuni see uss ja tõuksed otsa saab. Okei. Ilmselt selline 3 korvikest on siin veel seda manti. Väga ka hästi kinni ei suru, et kuna siin sügavust ei ole suur, 3 meetri kant. Kui kõrgelt läks, aga täpselt tähendab. Kaugused me võtsime ka väga erinevad. Mina loodisin, Alan läks lampi. Mul on 17 meetrit on selline tõusukoht. Alan vana rasva pealt teadis, et 20 palju. No miks ma pean ütlema sulle? 23 meetrit on mul. 23 meetrit. Nii võtta, kui mina ütlen veelis rohkem kui tema, siis mul on ka selline tema mõõdupuu järgi üteldes, siis oleks selline 20 äkki siis natuke vähem. Nii, see on 5 kord. Mikk Alekere seda väntis jumala õigele pool, no. No muidugi, no. Kõik teab, kuidas asi käib. Jaa. Ei ole siin. Sellist asja ei ole olemas, et vale käsi ja õige käsi. Parem käsi on alati õige käsi. Uued majad. Krundi hind 150 000. Odav, mõne mõista. Nii, põhimõtteliselt 1 korvi teis veel ja peaks piisama, kus sai otsa. Tõukil on, ma paneme siis 2 korvi, paneme ikka tõu ära. Suvel on see teema, et väga palju tõuku ette ei tükelda, muidu läheb apuks. Just, üldse see ette tükeldamine. Mida soojem on, seda vähem see ette tükeldad, kuna ta läheb apuks ära. Et tegelikult oleks üldse, mina olen laisk, ma viitsi, Alanil on, täna on teistmoodi. Aga Alanil on üldse teine kaus selle jaoks, kus on elus ja keemia ja muu manti. Mul on siin kõik seguneb kokku ja päeva lõpuks on väga hea asi. Päeva lõpus hakkab võtma tavalist mul. Seguneb palju asju kokku. Et ma vahetan küll kätt, aga ma ei ütleks, et ma selle pärast aeglasem olen. Kui keegi küsib, mis ma teise käega kerin. Ja kui ma kala püüan, on mul lõng selles asendis ja haakimisel ma ei vaheta kätt, sest ma haagin selle sama käega. Ja on mul juba just. Nii. Minu kemüüsi on all. Sinu, no lähme minugi müüsi juurde. Sinu kemüüsi juurde. Et ma näitan veits teistmoodi, kuidas mina söödan. Natukene teistmoodi. Turbokiirusel, ämmer alla. Aga kuule, proovi, vaata, kuna see mikrofon praegu siin all, vaata. Siis ära siin näppe ette paned. Kuskil on siin, vaata see, et nagu näppe ette paned, et pekkis. Just. Nii, Eesti meister näitab klassina. See ei olnud Alani plats, Reima, see oli minu plats. No. Alan nüüd peab vaeva nägema hakkama, et kala läbi lasen. Ja Rivo, et pluss maja veel 150 000, ei, nii vähe, nii odavalt küll ei saa nalja nüüd. Urmas, keera rull üles ja juba ongi vänt õige. Urmas täitsa tean sellist inimest, kes niimoodi püüab.
Tšau, Erika, ei magagi või? Ikka läks kuivaks, jah? Jaa, läks kuivaks, et kui sööt tundub kuiv, siis ikkagi pigem võtke see aeg ja niisutage ta üle, et kuiva söödaga on see teema, et nagu see ujuv sööt. Noh, proovid oma pallikest ka või? Ei no, millest tuleb proovida. Pärast tulbib minema. Ma siis samma. Ja kukkus põhja nagu kivina. Ajuga aktiivne. Muidugi. Ahah, väga hea. Miks valisin selle sööda? Jah, alan on allavoolu, aga alati ei too see eelist. Kui väga kakkuma hakkab, eks ma siis panen kuiva sööta, aga kõige nendel platsi pekki. Lasen jokkerit pinnas lahti. Siin kõrval on viidikat hästi palju, et las haibib seda. Nii. Eesti meister 2021. Mida teed seal? Mul on juba tükeldatud see. Alan, jah, tükeldas ussi enne ära. Nii palju pead kohe või? Muidugi. Ahah, okei, ma tükeldan juurde varsti. Nii. Mütsike peale. Miks sa minu järgi teed? No, sul tuleb kala nüüd ära võtta. Nii. Õnneks meil distantsid on natuke erinevad, et vast nii hullusti 11 lukku ei pane. Kas iPhone on veekindel või? Nii. Kui vette kukub just midagi. No näed, tema kasutab laia teraga ääre ja vaata kui kaua ta tükeldab. Mul oleks juba tükeldatud olnud sellega. Ja ikka läheb. Kule, sul läheb vahtu juba see asi ära. Ongi vaja. Näe, vaata, ma näitan nüüd. Miks ma vahtu teen? Mul läks ka vahtu. Näe, vaata nüüd. Näita nüüd vette. Jah. Vaata, mis pilva ta tekitab. Yeah. Vaat. Tegelikult vahtu läks sellepärast, oli apu sul juba. Ja, muidugi. Aga ei, mina tükeldan ka teda nii, et ta oleks ikkagi pasta, sest et see tekitab paraja pilve sinna. Nii. No. Nii, ma panen siis seda... Kas su sööt juba piisavalt ei aise? Ei. Veel söötmisel võiks nagu... mõnus võrks. Hea, Aleks, vaata. Mitu korvi söödad? Ma arvan, et mingi 6 äkki või. No põhimõtteliselt sama, kõik alla ära. Nii, ja kuhu sina nüüd viskad? Ma esimese viskega. Põmm puruna! Kuhu sa viskad, noh? Sa teed nalja või? Ülevalt poolt. Mina söödan ülesse poole. No miks sa minu platsi peale söödad? Suurem korv, pinged, värgid, särgid, näed. Ja mina ei oota nii kaua. Alan on ikka mega kaval raisk, noh. Nägi, kuhu ma söötsin, ja nüüd virutab kuradi üles voolu enam-vähem sama koha peale. Näe, vaata, latika lima juba küljes. Ja, sa viskasid minu platsi peale, kus on söödetud juba. Kalamik, kala, loodame, et tuleb kala. Aleks linnast vist ei ole enam hetkel vaja, et Marko vist pidi tooma meile õlut. Vaat, viska veel natuke alla voolu, siis on paigas juba. Niimoodi ka, et... Alan, sa ei taha midagi linnast? Ei ole mul vaja. Aha, sa paned veel elusat tõuku ka või? Ja. Natukene. Ma seekord jätan vahele. Siin on jokker ja siin on unik keemet ja
minu lipsupinal, mis on kadunud ja... Muidugi. Miks sul kõik visked eri kohtadesse lähevad? Ei ole. Sul ainult tundub. Järjest üles poole läheb, noh. Nii. Ja no kui me siit ka ei saa täna, siis Alan viis meid vale koha peale. Jaa, väike. Aga ma tean, kus viidikat saab. Meil on siit vaja paar sammu edasi minna, selle hakkame siis viidikat püüdma, kui latikat ei saa. Nii et... Väike pinnas lahti visa oli millegi varast siin. Ikka see viidika meelitamine käib sinna. Pinnas ma lasin huvitava asja pärast, et kala kaugemalt kohale meelitada. Ahah. Eks ma siis õpin meistrilt. Raske sul see söödakorv oli? 45 grammi. 45 grammi. Mul oli 50 grammi. No söödamegi umbes sellise korviga. Ma ei tea, miks ta küll nii palju üles voolu viskab. Miks va? Nii palju ta nüüd siin madalas vees ka ei vajuna nii kaugele. Kaval raiskne. Nii, vaata, nüüd ma teen siukse asja. Tükeldan täitsa. Täiesti vedelaks, vaata. Vahutab. Aga Mikk, muidu me söödamegi tegelikult suhteliselt kergete korvidega. Et suur korv, palju sööta sees, siis tegelikult see sööt annab ka veel lisaraskust talle juurde niikuinii. Et väga suur see vajumine ei ole. Jah, Narvas kuskil teisel päeval, kus 120 grammi korv ei püsi 20 meetri peal, no seal jah, ilmselt selle korviga me ei söötnud enam. Ja selle pead alla voolu nüüd või? Ei. See läheb nüüd niimoodi, et ikka pinnas põhimõtteliselt. Pooleks kees ja umbes, noh. Aga seda valget, seda pilva tekitasin nüüd. Selle samuse, selle vahutava hapuks läinud tõu. Ja hapuks läinud tõu. Sa jälle puru viskanud veel millegi pärast. No see läks küll alla voolu. Kumb võidab või, Reemo? Loodetavasti mina, aga kahtlustan, et Alan. Miks sa kahtlustan? Ma ei tea. Söödakorvi valik, ütleme niimoodi, et mina valin alati see, mis enam-vähem püsib. Ehk siis piiripealne. Piiri peal ja mida kergema korviga püüad, seda parem on. Kuidas ma kontrollin, viskan sisse, tühja korvi ja vaatan, kas hakkab libisema. Praegu oli vist 50. Mulle tundus ka, et 50-60 püsib. Ütleme niimoodi, et 50, noh, libiseb praegu. Et... Miks sa tamiiliga püüad? Miks või? Jah. Noh? Sest eelmise aasta võit läks nööri tahama. Nööri pärast. Loll, kes vabandust ei leia, aga noh, okei. Näe, 50 suht püsib tegelikult, et saab 50-sega püüda. Ja. Et alla selle ma ei hakkaks küll praegu minema. Mina panin 60 oma. Et 60 võib ka tegelikult vaadata siin... Aleksander, ma ei tea, kas sa vist algust ei näinud, et söötmist laseb ikka korvi põhja. Põhisöötmise teeb põhja ära. Ja siis lõpus lööb pinnas lahti natuke tõuku ja et saaks seda hägu tekitada, et kala kaugemalt tuleks. No. Vaatan, Alan teeb samamoodi, kirib korvini välja selle sodina ja siis võtab ära. Aga noh, seda ikka päris palju jura voolab praegu. Jah. Konf on, ma ei tea, 6 pakk õlutne. Mis asi? Ma ei joo ju. Reemo paneb panused meie sinna.
keegi, oota, kumb võidab siis? Ma ei tea, kelle peale ta panustab. 50, ma panen ikkagi 60 peale lähen ikkagi. 60 metallist ja lips. Tegin Matilli siukese punased, klassika minul. Vot asi, mida mina jälle ei kasuta. Värvilisi konksena. Näe, kuidas ma siia seon need. Mina panen teist. Näed, hops. Ja siis paned. Ja viimane lipp siis jääb mul siia külje peale. Jah, nii pidi on mugavam. Ja maha võtan. Karl Johannes, selles kasutame me ikkagi kogu aeg inline rakendust. Ainuke põhimõtteliselt lubatud rakendus võistlustel. Kuna see rakendus, mis on lubatud ainukesena võistlustel ja me oleme seda meelt, et me kasutame seda rakendust. Ei näe nagu vajadust mingit muud leiutist kasutada. Tahad näha, kuidas esimene kala tuleb? Esimene kalaga lendab see föön sinna Lutsu, Emajõkke. Et kes veel ei teadnud inline rakendusi ja miks ainult see rakendus on lubatud võistlustel, siis see on see, et kui kala peaks pealiimeks katkema, et kalale jääks korv külge, et korv tuleb ära, et see konks roostetab, mädaneb ära kala küljest, kalal on võimalus ellu jääda, aga kui tal on korv ka küljes, siis ta ilmselt takerdub kuskil põhja kinni ja... Jah, just, ja ei ele seda üle. Kuule, su liugur on katki. No, las ta on. Nii, Alan konks näppu. Tšau, Arne. Küll ta nüüd pusib seda sinna. Mulle punast tõuku ei andnud. Jälle. Kas konksu värv mängib rollina? Mina ütlen, et ei mängi. Alan ütleb, et mängib. No. Ei mängi. Ei mängi või? Ei mängi. Ma ei ütle mitte üheks. Kevadel sai tühja konksuga ka, punasega sai püütud. Et ilmselt ei mängi, no. Mina olen seda meelt, no. Hopsti ja esimene latikas kohe tuleb. Vaatame esimese võtuni. Siis... Et konksu teema on ka nii keeruline, et igal ühel on oma maitse. 60 ikkagi libiseb. 60 libiseb sul. Päris korralik. Et paljud kasutavad soodekonkse ja turnamendi konkse, Taiva turnament vist oli see, jah? See oli see sode. Sode, jah. Sode 11. Minu lemmik, ilmselt paljud juba teavad, on Ovneri kuura konksud, mis paljudel küll purunevad millegi pärast. No aga purunevad ju. No ei tea, ei purune. Minul nad ei purune. Noh. Venitab. Või libises. Libiseb. Või latikas hoiab juba kinni ja venitab. Libiseb. Noh, kala on või? Ei ole, aga väga raske püük tuleb. Kuna jura on väga palju. Sodi on palju, nii vähest aega oli vees. Näha, et seda sodi on kõiguta seda korvi nii palju. No, väga raske püük tuleb. Nii just. Et väga kaua ei saa vees hoida, sest pärast ei jõua seda pundart ära arutada küljest. No. Ja niimoodi hakkab tipud ka veel minema lõppkokku võttes. Vidje rõõba, graavikas. Rõõba on, püüdsite välja Gert eile kõik. Või olete endiselt veel seal või? Panete kuradi nädal aega maratoni. Et väga tähtis on see sodi ikkagi ära korjata kogu aeg. No. Et üks hetk võib laisaks minna või ei näe korraks ja siis on see tipu küljes ja ongi tippuru.
Kas teil kummalgi on mingi oma niinimetatud traditsioon enne kalale minekut? Ala ei aja habet, valged sokid ja nii edasi. Margus ei ole. Et minul on see nii palju, et no 99% mul vähemalt üks õlle kaasas, selle ma joon ära nagu, aga ei ole traditsioon. Alanil on nagu väike traditsioon, on sisse magada tihti peale. Mina ei maga kunagi sisse. No, väga tihti on see, et kuule, ma jõuan pool tundi hiljem või veerand tundi hiljem. Aga täna magasime mõlemad sisse. No. Tund aega või. No panid raskema korvi. Jaa, aga ikka näed. Ikka väga raske püük. Jaa. Et ikkagi libisab. Näen jah. Näen. Libiseda tegelikult ei tohi. Hea ei ole, kui libiseb. 70, lähme tõstame 80 peale juba, 90, midagi teha ei ole. Nüüd vaadake seda, et turnament 70, korv 90. 90. Distants on tal 23-4 meetrit. Rahulikult visata, saab siin ka 100 grammi otsa panna. Ridva tippu ole näha. Kaamerasse ei jää ridva tippu. Kuule, hoia võõra kaamerat, ma olen viskan enda maga sisse. No, proovi. Ma näitan, et muud lakil on juba lakil. Mitu raha või? Hooajal läheb, no. Hobi, ära arvesta hobi rahassa, no. Sa teed iga asi, iga hobi, isegi male mängimine võtab päris palju raha, no. Noh, mõni ostab mingi eriti kalli kuradi selle male laua endale mingi 100 000. Naela näiteks olen näinud. Kullatud nuppudega. Nii. Raha on kõigest käib vahend või mis iganes. No. Selle asja raha eest sai osta ikkagi rahulolu või ütleme noh. Ma ei tea, ma ei kujuta ette, noh. Kalal käia saab midagi, noh. Sama hea, ma ostsin ratta, noh. Palju ma rattaga sõitnud olen, 100 kilomeetrit olen. Valge tõugus jatsa, mõllipondar. Valge tõuk. Lips on endiselt orienteeruvalt meetri kanti. Näe, latikas käis pinnas veel seal. Keset jõge. Riivid vaikselt minu platsi peale. Nii. Minul 50 grammi tundub, et püsib. See on? Ei, see libises vist. Kuigi libises imelikult. Tundub, et püsib. Ja sul võttis, jah? Jah.
kuna on juba söötmisest nii pikk paus ka olnud ja alan siin paugutas igast jama alla, siis ma teen tükki, võtan valget tõuka, võtan punast jakkerit ja miksin. Miks sa nii teed? Ma ei tea, mulle meeldib nii teha. Miks sa sisse söötsid ühe ridvaga ja rulliga ja püük teise ridvaga? Sa ei viitsinud sinna lipsu või sul ei ole lipse kaasas? No? Mul ei ole lipse kaasas ja ma ei viitsinud korvi vahetada. Ja ta ei viitsinud korvi vahetada. Minul tuleb selline punane, selline verine rõve häguna. Nii, vaatame, mis seal oli siis. Kinni kuskil. Olemegi nüüd selles olukorras, kus jälle isegi pealekirjaga ei ole. Oi, täna tuleb raske. Hakkab pihta. See ei ole mina, kui kinni jää. Lips läks. Sul on väga palju lipse kaasas muidu. Õnneks tegime ühe veel. Mitte kuue ja viimane lips ja siis lähme Alani pinali kallale. On ju? Jälle minu pinali kallale läheb. Ometi enda pinali kallale. Haigus mul ei ole. No näita nüüd üks latikas ära. Kohe näeb. Võtt oli olemas. Konksu. Mundard natuke vähendama pärast. Äkki ta on selline ettevaatlik. Oi, Alan seda sodi me saame kappada siin, et paha hakkab. Enne sai laotud päris palju elus komponenti siia, siis ma panen natuke vähem, panen näiteks ainult 3 mõlli. See on nii väike, paneme 4. Nii, tõuga. Vaatame siit seda putru natukene. Kahtlustan, et ma pean ise ka minema 50 pealt võib-olla suurema korvi, raskema korvi peale, et korraks nagu tunnus, et ka libises ennem. Või samas libiseb. Aga vähe vaata. Aga sellepärast mul äkki kinni jääbki, et ta libiseb natuke. See oli küll võtta otsas. Ei ole otsas. Libiseb. Ongi. See oli võtt ju. Oli võtt jah, aga oi. Tuleb raskem korv panna ikkagi. Leiad sa mulle sealt raskema korvi? Näe, nüüd pean mina jälle tassima asja sulle. Kus? Võta ja ise. Paistab, et nool on ise tugev. Jah. Ei ole korve või? Oota. Ah? On. Tüüpiline Deniss. Unustab kõik asjad maha. No. Ei ole korvida siin. On 80. Ja miks sa nüüd just selle valisid? Mulle meeldib see korv.
ta ei ole väga palju lahtine ka. Valgub rohkem nagu ühe koha peal. Mingi viiking, kuule hea see oli viiking, jah. Vaata, mis teeb. Sodi on nii täis, et Jaa. sodi on palju. Väga raske püük tuleb. Olen nii ammu kalal käinud, et viski lõpud on nii robustsed, et ridast käib väga kõva jõnks läbi, et oht on korvi ära visata niimoodi. No nüüd tuleb kohe. Ikka libiseb. Juba koguneb seda jurama siis. Saage ära. Nii saa olla, 60 enne püsis ja 80. Vool on tugevamaks läinud, näha on. Ei ole. Aga kus on sodi, Tamiiliga püük on täna isegi ütleks, et väike eelis, Sest nöör korjab rohkem sodi kui tamiil, Kuule, aga lõpetame praegu ära ja püüame veitsa ja siis vaatame, mis saab, Kala tulema hakkab, siis Kala tulema hakkab, siis teeme edasi,